Need uudsed kitipulgad on keemiatööstuse innovaatiline lahendus, kus keerukast professionaalidele mõeldud tootest on arendatud mugav ja käepärane vahend, mis sobib hästi ka kodukasutajale. Juba 70-ndatel teadsime, kui kasulik võib EPO olla remonditöödel, kus tavalistest liimidest või täitematerjalidest abi polnud. Siiski ei olnud seda liimainet lihtne kasutada. 2 erinevast tootepakendist oli vaja võtta täpsed kogused ja segada need omavahel. See oli ebamugav. Mõnikord toimus epoksü kuivamine liiga ruttu. Siis tulid turule epoksü kitipulgad. Koostisained olid juba eelnevalt mõõdetud ning ühendatud vajalike portsjonitena 1 tükiks. Toodet ümbritsev vaik kaitseb ja katab selle all olevat kõvendit. Epoksü kitipulki on lihtne kasutada. Tuleb lõigata vaid teile vajalik kogus, segada ja alustada remonditöödega. Nüüd on saadaval Benosil Premium Fastfix epoksü kiti tootesari. Eeliseid on palju. Sobib ideaalselt pisiparandusteks või avariiremonditöödeks. Saab vormida sarnaselt modelleerimissavile. Saab kasutada puuduvate osade taastamiseks. Saab paigata, kasutada täidisena ja parandada lekkeid. Saab teha ka 3-mõõtmelisi remonditöid, mida pole võimalik teostada teiste ainetega. Epoksü nakkub metalli, puidu, klaasi, betooni, keraamika, plastmasside ja teiste materjalidega. Kuivamine toimub kiiresti, võimaldades sooritada remonditöid mõne hetke jooksul. Kinnitab polte betoonist seina, toetades nii puidust raamistikku. Pärast kuivamist saab seda viilida, lihvida, värvida, pingutada, puurida, töödelda erinevate töövahendite ja seadmetega. Ei tõmbu kokku, ei pragune ega kuiva ära. Lisaks aitab remontimisel ka raha säästa. Benosil Premium Fastfix epoksü kiti tooteperekond koosneb 4 unikaalsest tootest. Iga pulga läbimõõt on ligi 2 cm ja pikkus ligi 7,5 cm. Iga Fastfixi epoksü kiti pulk on kiti värskuse ja kasutusvalmiduse tagamiseks pakitud plastiktuubi. Kui kork on eemaldatud olnud ja pulga ots kuivanud, lõigake lihtsalt kuivanud ots ära ja kogu ülejäänud osa on kasutusvalmis. Enne kasutamist puhastage pinnad eemaldades rasv, kooruv värv, rooste ja muud lahtised osakesed. Lõigake vajalik kogus ja segage värvi ühtlustumiseni. Seejärel kandke vajalikku kohta. Siin on mõned kasutusjuhised. Segamise lihtsustamiseks laske epoksü soojeneda toatemperatuurini. Jälgige, et kitt oleks korralikult segatud. Segamise lihtsustamiseks ja parema väljanägemise andmiseks niisutage enne segamist sõrmed veega. Kui olete kandnud epoksü vajalikule pinnale, siluge seda niiskete sõrmedega kuni tahkestumiseni. Eemaldage enne tahkestumist liigne kitimass, soovitavalt mõne niiske töövahendiga. Paigates niisket või aeglaselt lekkivat pinda, kontrollige, et paikamiskitt oleks vähemalt 1 cm võrra parandatavast kohast suurem. Siluge ja voolige epoksü hea kinnituse tagamiseks piki selle servi. Saate teha remonditöid minutite jooksul. Kuna Fastfix kitid on väga vastupidavad, toimivad nad ka kõige keerulisemates tingimustes. Sellele vaatamata ei sisalda need ei lahusteid ega lenduvaid orgaanilisi ühendeid. On mittesüttivad ja ei eralda toksilisi aure. Vähene liimimisel eralduv lõhn pole tervisele kahjulik ning kaob pärast kuivamist. Fastfix kitid vastavad kõikidele isiku- ja keskkonnaohutuse standarditele. Nagu iga keemiakauba puhul, tuleb ka siin võtta tarvitusele mõned ettevaatusabinõud. Väga tundliku naha või pideva aine käsitsemise korral on soovitav kasutada majapidamiskindaid. Pärast käsitsemist peske käed korralikult vee ja seebiga. Silma sattumisel loputage voolava vee all ja pöörduge arsti poole. Allaneelamisel võib osutuda ohtlikuks. Kuivanud kiti lihvimisel või puurimisel kasutage kaitsemaski ja prille. Tootesarja igal tootel on oma kindel kasutusotstarve. Tooted erinevad toimeaja ja koostise poolest ning mõned tooted nakkuvad teatud pindadega eriti hästi. Fastfix plastik epoksü kitt säilitab kuivades teatud määral elastsust ja paindlikkust, mis võimaldab head naket ka poolelastsete materjalidega nagu PVC ja ABS. Sobib ideaalselt plasttorude parandamiseks. Kanna Fastfix kohale pärast põhjalikku segamist. See moodustab ligi 30 minuti pärast püsiva kinnituse, võimaldades eelnevalt leida piisavalt aega selle vormimiseks. Täielik kuivamine toimub 2-3 tunni jooksul. Sobib suurepäraselt ka välimööbli parandamiseks. Fastfix plastik epoksü kitti ei ole soovitatav kasutada bensiinipaakide ja kanistrite parandamiseks. Fastfix metal epoksü kitt sisaldab terasepulbrit ja on magnetiline.
Tal on suurepärane metallidega nakkumise võime. Kuna see on roostevaba, võib seda kasutada ka väljas. Kasutage seda toodet metallmööbli ja dekoratiivsete sepiste remontimisel või valumetalli restaureerimisel. Fastfix Metal Kiti tööaeg on lühike. Kasutage seda koheselt pärast segamisel ühtse tumehalli metallse värvuse saavutamist. Tahkestub umbes 3 minutiga ja seob 10 minuti jooksul. Täielik kuivamine toimub 1 tunni jooksul. Fastfix Wood Epoxy Kitti kasutatakse antiikmööbli, simpside ja dekoratiivelementide restaureerimisel, pildiraamide ja muu sellise taastamisel. Kasutage seda kriimustuste, mõrade, süvendite parandamiseks ning hallitusest ja majavamist tingitud kahjustuste kõrvaldamiseks. Sobib nii sise- kui välikasutuseks ja peab vastu kauem kui puit ise. Pärast põhjalikku segamist kanna pinnale 15–20 minuti jooksul. Eemalda kiti ülejäägid pehmes olekus. Pinda võib koheselt ka värvida. Kuivamine algab ligi poole tunni möödudes. Täieliku kuivamise aeg on 1 tund. Fastfix Aqua Epoxy Kit nakub märgade pindadega isegi vee all. Sool või kloorvesi, külm või kuum. Bassein ei ole vaja vees tühjaks lasta ning paate saab parandada ka vees. Sobib vannides, laevatekil ja kerel olevate lekete, lõhede ja pragude parandamiseks. Akvaariumite puhul kasutage seda lekete parandamiseks anumat veest tühjaks laskmata. Fastfix Aqua Epoxy Kiti pulk on veerohelist tooni, muutudes pärast segamist portselan valgeks. Pärast põhjalikku segamist vormi 15 minuti jooksul. Nake tekib 20–30 minuti pärast. Täieliku kuivamise aeg on 1 tund. Fastfix 2-komponentsed epoksükitid sobivad ideaalselt pisiparandusteks ja avariiremonditöödeks. Neid on lihtne kasutada. Fastfix Kit nakub kiiresti ja parandab jäädavalt. See on nii lihtne, lõika, sega ja paranda.